Öösel suleti Vilniuse lennujaama kohal õhuruum, sest Valgevenest Leetu lendas mitukümmend salakaubaveo ja ilmavaatlus õhupalli. Selle tulemusel jäid mõned inimesed Vilniuse lennujaama lende ootama, teised aga pidid maanduma mitte pealinnas, vaid Kaunases, Riias või isegi Gdanskis. Buvo keli leidimai skirtingose vietose, ta geografija, kuriuose aptikti balionai yra labai plati. Vienintelis dalykas, kas galbūt yra šiek tiek tokio neįprasto, kad tas kiekis, kad 25 per vieną parą, tai pasitaiko labai retai, mėnesį vieną kartą, kitą kartą net į 2 mėnesius vieną kartą. Salakaubavedajad lasevad õhupalle õhku paar kilomeetrit Leedu piirist. Õhupallid tõusevad kõrgele ja piirivalvurid ei näe neid maapinnalt. Tuule käes lendavad õhupallid Leetu ja neis on piisavalt gaasi, et piirist kaugemale lennata, mistõttu jõuavad nad erinevatesse Leedu linnadesse. Surasti 8 balionai, bet aišku procesas vyksta, nelabai norėčiau į detalės eiti, nes iš tikrųjų daug yra ir policijos darbo, kuris yra labai svarbus, kad mes galėtumėm užkardyti ateityje. Alates sellest Poola drooni intsidendist septembri alguses on ilmselgelt toimunud eskalatsioon, et on ilmselt koordineeritud tegevus, et erinevate Euroopa lennuväljade kohal on siis ilmunud droonid, nüüd Vilniusesse viimati ka õhupallid. Tegemist on sellise detsentraliseeritud, väga hajusa, aga siiski teenustõkestusrünnakuga. Konkreetselt siis lennuliikluse vastu. Miks lennuliiklus sihitakse? See läheb paljudele inimestele korda. Ära jäänud lennud mõjutavad emotsionaalselt paljusid ja võib-olla mõnes riigis puhub natukene veel lõkkele sisepingeid, nagu Leedus näiteks, kus praegu on poliitiline suur sisekriis tegelikult käimas. Aga kas see on aja küsimus, kui me näeme võib-olla midagi sarnast juhtumas ka siin Eesti õhuruumis? Ma ei tea, kas kui hea vahend venelastele selle ohu kergitamisega piirdumine on tervikuna sõjas. Ma arvan, et nad otsivad ka teisi eskalatsiooni variante. Näiteks reostuse tekitamise võimalusest on räägitud Läänemeres suur ulatuslik reostus, mis justkui tuleb ka ei kusagilt või tsiviilallikatest ja nende süüdettu. Et kindlasti lennujaamad peavad saama paremaks drooni tuvastamisel ja kaitsel, sellest enam pääsu ei ole.